2 päeva me oleme teinud tugevasti tööd. Need teemad järjest tulevad, mille osas me oleme kindlasti nagu seisukohad kujundanud, on liikuvus ja transport, hästi oluline teema, puudutab kogu linnaruumi ja loomulikult kõikide liiklejate ka turvalisust ja liikumiskvaliteeti. Alustan kohe headest uudistest ja hea uudis on see, et tasuta ühistransport säilib. Ja nii nagu te teate, siis tasuta ühistransport juurutati Keskerakonna poolt juba 2013. aastal. See on hästi suur sotsiaalne projekt ja arvestades praegu olukorda riigis ja neid tegevusi, mis tulenevad siis riigi valitsuse poolt, siis kindlasti selline meede peab jätkuma ja sellest on meie linlastele ka suur abi. Me ei tohi anda mitte mingisugust tagumist käiku kvaliteedi osas, ehk siis kindlasti nii nagu ta praegugi on olnud, kvaliteet on meie jaoks hästi oluline. See tähendab seda, et me pidevalt, nii nagu ta on olnud, hakkame uuendama ka liinivõrku. Osad uuendused on tehtud juba, me kindlasti vaatame sinna sisse, analüüsime ja lähme siis ka liinivõrkude edasi arendustega. Ja see tähendab ka seda, et tegelikult neid kohtumisi kohaliku kogukonnaga tuleb hästi palju, et saada tagasisidet, millist tegelikult liinivõrku ja milliseid liinibusse, mis asumites ja mis teedel siis tegelikult inimesed ootavad. Loomulikult see puudutab ka veeremit, kui rääkida aktsiaselts Tallinna linna transpordist, kes on tegelikult ühist transporditeenust pakkunud. Ma arvan, meie ettevõte on tegelikult suures plaanis saanud väga hästi selle tööga hakkama. Ja mis puudutab ka sellist veeremi uuendust, siis prioriteediks on meil, et meil oleks tagatud kõik veeremi liigid, kõik kütused, mis omakorda tähendab ka seda, et meie Tallinna linnatransporti aktsiaselts on valmis ka erinevaks kriisideks. On ta siis näiteks fossiilsete kütuste kriis, mis võib tekkida, elektri varustuse kriis, ehk siis sellest lähtuvalt, kuna ka TLT on hästi oluline ettevõte meie elanikele, ta on ETO, siis vaatame sellele, mis olukord võib olla, siis inimesed peavad saama siis liigelda meie ühistransportiga. See on kindlasti meie prioriteet ja selle me ka koalitsioonilepingus tagame. Me toome tagasi trollibussid ja veelgi suuremas mahus. Ma arvan, et see on väga hea uudis nii Mustamäe elanikule eelkõige, kes on harjunud alguses saati trollidega sõitma, nii et trollid tulevad tagasi ja veelgi suuremas mahus. Nüüd, kui rääkida natukene suuremas pildis, siis me kindlasti näeme, et Tallinn on väga suur roll üleüldiselt, kuidas peaks edaspidi olema korraldatud ühistransport mitte ainult Tallinnas, vaid ka kuldses ringis ehk siis Harjumaal. Ja kindlasti me hakkame tegema koostööd või siis tööd selle nimel, et me saaksime siis luua ühistranspordikeskuse, mis oleks tegelikult keskpunktiks oleks Tallinn. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kui me praegu vaatame maakonna liinide sellist liikuvust Tallinnasse ja sealt siis kuldsesse ringi, siis me näeme, et seda on võimalik paremini teha ühest küljest, aga teisest küljest me näeme, et need probleemid, mis tekivad meil tänu ummikutele, kus siis tegelikult kuldse ringi elanikud liiguvad hommiku linna ja siis õhtul tagasi, tekitavad meil ummikuid, siis tänu sellise ühisele suurele transpordikeskusele, mis on tegelikult väga suur eesmärk, ausalt öeldes, siis see peaks kindlasti pakkuma leevendust ka meie teedele, see tähendab seda, et ka meie elanikele, mis omakorda tähendab seda, et tänu sellise transpordikeskusele, kus peaks leevenema ka ummikute olukord, muutub ka liiklus turvalisemaks. Nii et ma arvan, et suuremas plaanis, mis puudutab sellist ühistransportit, kvaliteeti ja selliseid arendusi, me oleme selles 4-5 punktis selle ära kirjeldanud, kokku leppinud ja sellise tööplaaniga ka liigume edasi.